Kevade valss, õigemini Imeliku valss Kevade filmist. Räägin natukene. Ehk siis, kui te seda saadate, siis te valige omale need akordid jälle siit keskregistrist. Soovitan näiteks G-tuuri puhul valida siis selle pöördet. Ja kuna siin on hästi pikalt ühte akordi, siis võite panna selle bassi liikuma põhitooni ja kvindi vahel. See on see nii-öelda umpa bass. C-tuur ehk neljasaste. Kui te mängite D-tuuri ehk siis viiendat astet, tihti peale viiendal astmel on üks dominant septakord. Ja dominant septakordis on teil vaja ka akordi septimit, mis on D-tuuri puhul või D7 puhul C-noot. Vaadake, kuidas see on mängitud. Ja väga ilusti laheneb jälle G-tuur. Nüüd Elisabethile ka veel kähku. Kui sa mängid meloodia, ma usun, sa leiad üles. Näed, sinu vasak käsi nüüd mängib väikse sõrmega neid põhitoone ja kvinte. Kui lähed C-tuuri, siis täpselt samamoodi. D7, siis sa võid seda mängida niimoodi, et siin on põhitoon, terts ja septim.